Vladimir Putinit alandati just Kremlis otse näkku. Pretsedenditus jahmatavas kohtumises vaatas ühe Venemaa vanima liitlase juht diktaatorile otse silma ja pilkas jõhkralt Vene demokraatia täielikku surma. Aga solvang oli alles algus. Raevunud selle üle, et Putin jättis Armeenia jõhkra sissetungi ajal täielikult maha, et päästa oma lagunevat sõjamasinat, rebib Armeenia nüüd avalikult nende liidu puruks ja jookseb otse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide avasüli. Kremli NATO versio on ametlikult kokku varisenud ja Putinil pole kedagi teist süüdistada peale iseenda. Siin on rohkem üksikasju. Eile kutsus Putin Armeenia peaministri Moskvasse, et suhteid parandada pärast seda, kui Venemaa Armeeniat reetis. Aga asjad ei läinud nii, nagu Putin lootis. Armeenia peaminister pilkas Putinit otse näkku. Ta pilkas teda selle üle, et sotsiaalmeedia on Venemaal keelatud ja demokraatia kaob. Kuulake ise. Mis puudutab meie sisepoliitilisi protsesse, siis teate, Armeenia on demokraatlik riik, demokraatlik pool. Ja meil on praktiliselt alati poliitilised protsessid. Ja see on meie jaoks juba normaalne asi. Tavaline asi. Ja tegelikult toimuvad meil 2 korda aastas valimised. Omavalitsuste valimised. Need on samuti väga politiseeritud, sest meie poliitiliste reformide tulemusena hääletavad inimesed poliitiliste parteide poolt või vastu. Inimesed hääletavad poliitiliste parteide poolt või vastu. Ma mõtlen, meil on palju kodanikke, mitte väga palju, aga on kodanikke, kes arvavad, et Armeenias on liiga palju demokraatiat. Aga see on meie jaoks põhimõtteline küsimus. On palju demokraatiaid, aga see on meie jaoks põhimõtteline küsimus. Meie sotsiaalvõrgustikud on näiteks 100% vabad. Mingeid piiranguid ei ole. Ja paljud kodanikud arvavad, et see on liiga palju. Nad arvavad, et nüüd. Selle vestluse osa tuli üles, sest Putin süüdistas Armeeniat ebademokraatlikkuses. Nüüd, Putin ei ole koomik, nii et ma arvan, et ta on selle süüdistuse osas täiesti tõsine. Vaatame siis, millest ta räägib. Näite, eelmisel aastal vangistas Armeenia ühe Venemaa-meelse miljardäri. Putin väidab, et ta pandi vangi ainult Venemaa toetamise eest, kuid tegelikkuses on tõeline lugu palju keerulisem. Näite, Armeenia valitsuse sõnul kasutas Venemaa seda miljardäri riigipöörde korraldamiseks Armeenia valitsuse vastu, nende peaministri vastu, kes istub otse Putini ees. Ja sellepärast see mees vangi pandigi. Muidugi, Putin ei kavatse seda kõike kaamera ees tunnistada. Kuid oli päris naljakas vaadata, kuidas ta peab kellelegi teisele demokraatiast loengut, samal ajal kui ta ise on olnud võimul juba 26 aastat. Nii et arvan, et Putinil polegi kedagi teist peale iseenda süüdistada, kui ta selle solvangu ise välja kutsus. Aga näete, see polnud isegi Putini suurim probleem sellest kohtumisest. Üks Putini tõelisi lemmikprojekte oli NATO analoogi loomine Nõukogude Liidu riikides, ehk siis endistes Nõukogude Liidu riikides, ma arvan. Ja Armeenia oli selle organisatsiooni osa. Seda nimetati kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooniks ehk CSTO-ks. Aga nüüd tundub, et Armeenia saab aru, et Venemaa ei ole julgeolekupartner, kellele saab loota. Kuulake lihtsalt, mida Armeenia president selle organisatsiooni kohta ütles. Muide, otse Putinile näkku. Kuulake. Kui me tunnustasime Karabahhi osana. Sel ajal tunnustasime Karabahhi Aserbaidžaani osana. Aga me tegime seda alles pärast seda, kui Venemaa Föderatsiooni kõrgem juhtkond rääkis sellest avalikult 2 korda. Ja sa mäletad, me oleme sellest palju kordi rääkinud. Me pole kunagi varjanud ka oma probleeme kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooniga. Meil oli 2022 aastal raske olukord. Ja minu arvates oleksid kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni mehhanismid pidanud töötama, aga nad ei töötanud. Ja see viis loomulikult olukorrani, mis meil praegu kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooniga suhetes on. Me ei osale hetkel kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni töös, CSTO, sest sellel on lihtne põhjus. Me ei suuda siiani oma rahvale,
oma kodanikele selgitada, miks kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon KJLO ei reageerinud ega reageerinud hoolimata kohustustest, mis tulenevad kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist. KJLO. Согласно договору об организации о коллективной безопасности. Enne kui annan teile rohkem tausta sellest, kuidas Putin reetis Armeeniat, tuletan kiiresti meelde, et vajutage allpool meeldib nuppu ja tellige kanal. See aitab meid tõesti väga palju. Alustame siis algusest. KJLO on Venemaa vastus NATOle. Lubadus on väga sarnane. Rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu, seega üsna sarnaselt NATOle. Aga vaadake selle organisatsiooni liikmeid. Venemaa on tipus, siis on Armeenia, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Tadžikistan. Ma ei taha nende riikide suhtes lugupidamatu olla, aga tundub, et see nimekiri ei ole päris võrreldav NATO omaga. Siiski loodi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon 2003. aastal, kuid see polnud tegelikult aktiivne enne 2022. aastat. Esimene vägede saatmine toimus Kasahstanis 2022. aasta jaanuaris. Riigis puhkesid suured protestid kütusehindade pärast ning need protestid muutusid vägivaldseks. Sel ajal aktiveeriti kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon, saadeti Vene väed ning rahu taastati kiiresti. See tegelikult toimis, kuid ainult umbes 7 kuud. Näete, 2022. aasta septembris aktiveeriti kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon uuesti, seekord Armeenia poolt. Aserbaidžaan oli rünnanud seda territooriumi, mis on viimased 30 aastat olnud väga vaidlusalune. See oli Mägi-Karabahhi territoorium. Nüüd me ei hakka selle teema keerukust lahkama, aga selle video jaoks peame teadma, et Armeenia on selle organisatsiooni KJLO liige. Ja see tähendab, et kui Aserbaidžaan ründab territooriumi, mida Armeenia peab enda omaks, peavad Venemaa ja KJLO sekkuma ning Armeeniat aitama. Lõppude lõpuks oli see KJLO peamine lubadus, sarnaselt sellele, kuidas NATOl on artikkel 5. Aga kahjuks, kui te mäletate, siis 2022. aasta veebruaris alustas Putin seda 3-päevast sõjalist erioperatsiooni. Ja septembriks kestis see 3-päevane operatsioon endiselt. Nii et Venemaal polnud tegelikult võimekust sekkuda, et Armeeniat kaitsta. Nii et kui kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioon aktiveeriti, ütles Venemaa sisuliselt ei. Ja Armeenia jaoks oli see väga suur reetmine. Loomulikult olid Venemaal ka teised põhjused, miks mitte minna Aserbaidžaani vastu. Näete, Aserbaidžaani toetas Türgi, kellel on väga tugev sõjavägi. Ja lisaks sellele on Venemaal Aserbaidžaanis palju ärilisi huve. Nii et Putin lihtsalt ei tahtnud sekkuda, kuid kahjuks tema jaoks tähendas see sõna otseses mõttes tema projekti CSTO surma. Mõelge ise, mida teeksite teie, kui keegi lubab teile kõike, aga ei aita siis, kui te teda kõige rohkem vajate? Noh, Armeenia tegi täpselt seda, mida te arvata võiksite. Nad tõmbusid põhimõtteliselt CSTO-st välja. Nad said aru, et Venemaa ei ole usaldusväärne liitlane, nii et nad hakkasid keskenduma läänele lähenemisele. Põhimõtteliselt lähenedes Euroopa Liidule ja Ameerika Ühendriikidele. Loomulikult ei olnud Putin selle üle õnnelik, aga ta ei saa avalikult öelda ühele riigile, et nad ei tohi Euroopa Liiduga liituda. See ei ole nagu sõjaline organisatsioon, näiteks NATO. See on majanduslik organisatsioon. Nii et ta tuli välja ainulaadse ettekäändega, miks Armeenia tegevus on vale. Kuulake nüüd. Ja me näeme, et Armeenias käivad arutelud suhete arendamise üle Euroopa Liiduga. Meil ei ole selle vastu midagi. Me mõistame, et iga riik püüab oma eeliseid maksimaalselt ära kasutada. Ausalt öeldes, lubage mul kohe öelda. Aga see peab olema. Tuleb eelnevalt kindlaks määrata, et Euroopa Liidu tolliliidus ja samal ajal Euroseki liikmeks olemine on võimatu. See on definitsiooni järgi võimatu. Ja see on lihtsalt puhtalt majanduslik, sest mõned asjad nõuavad aastaid koostööd ja ühistööd. Erinevused teatud kaubagruppide hindamisel, sanitaarjärelevalve ja nii edasi. Venemaal ja Euroopa Liidul on väga erinevad sanitaarnõuded ja standardid. On terve rida muid küsimusi, mis muudavad selle võimatuks.
Ta ütleb sisuliselt, et hei, te võite liituda EL-iga, aga te ei saa Venemaaga kaubandust jätkata, kui te seda teete. Nüüd, Armeenia ei lähene ainult Euroopa Liidule. Ameerika Ühendriigid on väga aktiivselt osalenud, mitte ainult Armeenias, vaid kogu Kaukaasias. Tegelikult vahendasid Ameerika Ühendriigid alles eelmisel aastal rahulepet Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. See on midagi, mida Venemaa ei suutnud või ei soovinud saavutada viimase 3 aastakümne jooksul. Võib-olla Venemaa saab kasu külmutatud konfliktist, aga USA suutis selle lahendada vaid 1 kohtumisega. Vaata ise. Ameerika Ühendriikide president, Aserbaidžaani vabariigi president ja Armeenia vabariigi peaminister allkirjastavad nüüd ühisdeklaratsiooni Trump Route for International Peace and Prosperity Summiti tulemuste kohta. Nad allkirjastavad 3 eksemplari inglise keeles. Ameerika Ühendriikide president allkirjastab tunnistajana Aserbaidžaani vabariigi presidendile ja Armeenia vabariigi peaministrile, kinnitades nende pühendumust rahule, stabiilsusele ja heaolule. Palume kõigil külalistel dokumentide allkirjastamise ajaks istuma jääda. Nüüd oli Venemaa sellepärast maruvihane ja see ei olnud ainult juhuslike internetikasutajate või poliitikast rääkivate inimeste pahameel. Isegi endised Venemaa kaitseametnikud kurtsid avalikult. Nagu selles järgmises klipis, kus meil on Šoigu, kes oli varem Venemaa kaitseminister, kuid on ka praegu Putinile väga lähedal. Ta kuulub poliitilisse ringkonda. Ta kuulub Venemaa julgeolekunõukogusse, mis on nagu kõrgeim poliitiline organ Venemaal, mis tegeleb riikliku julgeolekuga. Ja ta oli selle rahuleppe pärast nii rahulolematu, et ta ei andnud Ameerika Ühendriikidele selle eest tunnustust. Ta ütles, et see on lihtsalt lääs, kes sekkub Venemaa asjadesse ja üritab Venemaad Kaukaasiast välja tõrjuda. Kuulake. Mulle tundub, et just Venemaa aitas Aserbaidžaani ja Armeenia suhteid korrastada. Venemaa on kogu Lõuna-Kaukaasia stabiilsuse otsustav tegur. Kui vaadata suhete arenguajalugu, siis Venemaa egiidi all ei olnud Aserbaidžaani ja Armeenia vahel praktiliselt mingeid konflikte. Ja kõik tekkinud konfliktid lahendati kiiresti Venemaa abiga. Kahjuks ei too mõnede lääneriikide katsed sekkuda Armeenia ja Aserbaidžaani suhete lahendamisse, mis on katse Venemaad Lõuna-Kaukaasiast välja tõrjuda, mingit kasu. Kasust on asi hoopis kaugel. Need katsed lisavad närvilisust, keerukust ja ebamäärasust. Putini jaoks pole sõjaga midagi uut. Ta on harrinud liitlasi kaotama alates sellest ajast, kui ta alustas oma 3-päevast sõjalist erioperatsiooni. Ta kaotas Süüria, ta kaotas Venezuela, ta võib kaotada Iraani ja nüüd näib, et ta kaotab ka endisi Nõukogude Liidu riike.